Hei, mina olen Merje Munkel ja näitan, kuidas valmistada imemaitsvaid peedikotlette koos külma madalika kastme ja mõnusa värske kapsasalaatiga. Esimese asjana sulatan pannil 50 grammi võid ja juba sulanud võile lisan 600 grammi riivitud peeti. Peedile lisan aeg-ajalt segades 60 grammi nisumannat ja lasen 5 minutit madalal kuumusel seista, et manna paisuks. Juba valmis peedimassi panen kaussi ja jätan 20 minutiks toasooja jahtuma. Sellel ajal, kui peedimass jahtub, hakkame valmistama kastet. Kastme jaoks võtan petersellilehed varte küljest, pesen need puhtaks, kuivatan ja siis hakin hästi peenikesteks tükkideks, nii et neid ei ole nagu hambal eriti hästi tunda. Nüüd, kui peedimass on jahtunud, saame me seda maitsestada. Köögiviljatoitude puhul on hea see, et köögiviljad sobivad hästi paljude erinevate maitseainetega, erinevalt lihatoitudest. Mina valisin maitseaineteks koriandri ja oregano. Muidugi panin ma ka 1 supilusikatäie suhkrut ja soola. Lisan veel 1 muna, kuigi mass tuli nii vedel, et pigem sobib pool muna ja segasin kokku. Jätsin veel selle 15 minutiks külmkappi, et mass taheneks natuke. Nüüd saab valmis teha salati. Selle jaoks on vaja 300 grammi peakapsast ja 100 grammi õuna. Kapsast puhastatakse nii, et võetakse ära pealmised lehed, sellepärast et need saavad kõige rohkem kokku toksiliste ainetega ja inimesed puudutavad neid kõige rohkem. Need lehed viskan ära. Lõikan kapsa pooleks ja siis veel kord pooleks ja kui on soovi, siis veel 1 korra pooleks, et siis nendest lõigata õhukesed ribad. Nüüd lisan kapsale 1 supilusikatäie suhkrut ja 1 supilusikatäie õli, et saaks kapsast mudida. Mudime nii kaua, kuni kapsas on pehme ja klaasjas. Nüüd, kui kapsas on pehme ja klaasjas, hakkame lõikama õunu. Õuna võtsin ma veest, kus on sidrunimahl sees ja see on selle jaoks, et õunal ei tekiks pruune plekke. Õun on mul enne kooritud ja pestud ja õuna lõikame peenikesteks ribadeks. Kui tavaliselt kaalutakse kotleti portsjonid, siis mina teen kergemini. Mina teen massi 8, et saada umbkaudselt 1 kotleti suurust. Kui portsjonid on ära jaotatud, saab hakata kotletti vormima. Selle jaoks võta 1 portsjon, tee see siledaks, ilusti ovaalse kujuga ja pista riivsaia sisse. Riivsaia sees saab aidata pannilabidaga või spaatliga, et see riivsai läheks nii külgedele kui ka peale, nii et oleks kõik ilusti täidetud. Ja siis saad aidata veel selle sama labidaga natukene silendada.
Kui kotletid on paneeritud, paneme need pannile ja praeme neid mõlemalt poolt. Ja kui on mõlemalt poolt panetud, paneme samale ahjuplaadile tagasi ja ahju 5-7 minutiks 180 kraadi juurde. Serveerimisvõimalusi on igasuguseid. Fantaasial laske aga ainult käia. Mina soovin teile head avastamisrõõmu ja palju uusi maitseid ja ma väga loodan, et teile kõigile maitseb see peedikotlett, mis te ise teete.